sõbrad, kas soojendus jõusaalis on aja raiskamine? Ei ole, aga liigne soojendus mingit lisakasu üldjuhul ei anna. Korralik soojendus võib aidata vigastuste riski vähendada ja isegi meie suutlikkust trennis tõsta, aga korralik ei tähenda, et see peab olema pikk, intensiivne ja keeruline, nagu me sotsiaalmeedias tihtipeale näeme. Kui sul on palju huvi ja aega, siis loomulikult keegi ei keela, aga enamus tavatreenijate jaoks on mõistlik enda soojendus hoida lihtne ning mitte liiga pikk, et end mitte liialt ära väsitada ja ka aega liigalt kulutada. Lihtne plaan soojenduseks on alustada 5-minutilise kerge aeroobsega, et kehatemperatuuri veidi tõsta. Seejärel teha mingisuguseid dünaamilisi venitusi ja soojendusseeriaid harjutustele, et enda lihaseid ja närvisüsteemi ette valmistada. Kui sul on kiire, siis võid need esimesed 2 ka vabalt välja jätta, sest ilmselt kõige olulisem osa jõutreeningu soojendusest on need soojendusseeriad enne harjutuse tööseeriate tegemist. Ehk siis, kui sa hakkad kükkima, tee kergema koormusega kükke enne kui teed suure raskusega kükke. Ja see valmistab kenasti sinu keha ette tulevaks tööks. Näiteks võid selleks kasutada 50–80% enda tööseeria raskusest. Ehk siis, kui sa kükid tööseerias 100 kiloga, siis kasutad 50–80 kilo soojenduseks. Enamus harjutuste ette on mõistlik teha 1–2 soojendusseeriat. Loomulikult suuremad koormused ja trenni esimesed harjutused samale liigutusele võivad muidugi vajada lisaseeriaid. Jällegi, kui tahad, tee tunnine soojendus, aga kui sul on aega ja viitsimist vähe ning sul vigastusi, erivajadusi ja mingeid räigeid ülesandeid seal trennis olema ei hakka, siis tõenäoliselt saad enamus soojenduse kasuteguritest 1-2 soojendusseeriaga kätte. Edu, sõbrad!